Tervist! Tere Tere taas! Ragnhildi jutud jälle siinpool. Tere Lagle, tere Veline-Maria ja Liis on siin. Tere Liis! Igal juhul Ja väga täna me põnevust teid näha. ja täna oleme siis taas kolmekesi siin teie ees omakeskis koos teiega. Ja tore on, Liis on taas meiega ja Liisile tulid ka mõned huvitavad küsimused meie kuulajate-vaatajate poolt. Ja, ma sain tagasisidet, et meid kuulavad isegi täiesti kogenud psühholoogid ja ma sain sellise küsimuse, et oleks huvitav lähemalt kuulda, et kuidas on meil kui regressiooniterapeutidel kogemused ja tavad, et kui peaks kliendiga midagi juhtuma teraapia järel ja näiteks keegi lähedastest hakkab inimese pärast muretsema või isegi terapeuti süüdistama, et kliendiga on midagi juhtunud. Et selline päris murelik küsimus ja me leppisime kokku, et me järgmises või ülejärgmises saates võtame selle teema pikemalt ette ja räägime regressiooniteraapia, meie kui regressiooniterapeutide kogemustest. Kas inimesega võib midagi juhtuda teraapia järel? Kas me järgmises jõuame? Meil on praegu lubatud järgmiseks saateks juba teema välja, aga kindlasti läheb ta meil järjekorda ja varsti võtame selle teema kindlasti käsitlusele. Jah, see on väga-väga oluline teema ja ma arvan, et kliendid lihtsalt vajavad seda teavet üsna ruttu. Aga kuna meil on välja lubatud ärevuse saade, ehk siis teema tänases saates on meil kindlaks määratud ja võtame siis teeme jutu otsa lahti. Ja kust seda palli, seda lõngakera täna harutama hakata võikski võib-olla sellest, et vaataks, mis asi see ärevus nagu siis on, mis nähtus või olukord või mis ta on, kuidas teie seda näete või vaatlete või mõistate? Võib-olla Lagle, mis sinul esimesed mõtted tekivad? Tekkis kõige esimene mõte tekkis üldse see, et seda ärevust on kuidagi viimasel hästi palju ja sellest on hakatud hästi palju rääkima. Ja tegelikult, kui ma mõtlesin praegu, kui sa seda esitasid, siis ma ei teagi, et mõnel mu kliendil et ta ei tooks välja ka ärevust. Et kes rohkem, kes vähem. Ja kui ka alguses võib juhtuda, et inimene tuleb hoopis teise teemaga, siis sealt alt hakkab kooruma välja, et kui on, et mis sa oma kehas tunned või mis iganes rännakul võib olla, siis tegelikult selle ärevusega toimub kohtumine tal. Et see ärevus on alati kuidagi käib kaasas. Et kas klient tahab seda või ei, kas ta tellib seda või ei, aga ta ühel hetkel sellega kohtub. Ja isegi võib olla see, et võib-olla ta alguses ei olegi niimoodi teadvustanud. Võib-olla kõik need muud mured on olnud nii palju tugevamad, aga rännakul ta kohtub oma ärevusega. Et ta võib-olla ei ole osanud ka sellele sellist tähelepanu pöörata või ta on nii tagaplaanil olnud hetkel. Aga ta mängib väga tähtsat rolli. Liis, mis on sinu esimesed mõtted selles teemas? Ja ma täitsa sekundeerin Lagle mõttega, et ärevust on väga palju. Minu 9-aastase töökogemuse juures, mis mina olen tähele pannud, et on selge nagu rajajoon, millest alates ärevuse teema nagu ärevus kui teema ja kaebus hakkas palju rohkem esile tulema. On see COVID-i aeg,
enne seda tulid kliendid enamasti jutuga, et mul on masendus ja mul on depressioon ja ärevusest ei olnud eriti nagu kliendid selle jutuga ei tulnud. Aga pärast seda on peaaegu iga klient räägib ärevusest ja keegi ei räägi enam depressioonist, et see kuidagi on nagu vahetunud, kuigi peab ütlema, et need kaks nähtust käivad alati või kaks nähtus on nüüd imelik öelda, aga kaks kaebust käivad käsikäes. Lihtsalt praegu on nagu ärevus see, mis on kõige peamine, millest inimesed räägivad. Ehk see on tulnud nagu esiplaanile nii-öeldes. jah, et see on tulnud palju sagedamini jutuks või nagu teema või kõige esimene asi, millest räägitakse, et ma olen ärev. Ja see häirib mind ja see segab mu elu ja ma ei tea, mis sellega peale hakata. Ma olen juba teinud selliseid ja selliseid asju, ma olen käinud võib-olla psühholoogi vastuvõtul, ma olen proovinud ravimeid, aga ma ei taha ravimeid võtta, see on ka sageli regressiooniteraapiasse tulles inimeste nagu suhtumine. Et ma soovin ilma ravimiteta läbi ajada või et ma olen juba võtnud, perearst on kirjutanud antidepressanti, aga see ei aidanud mind. Või siis, et ma ei taha rohtudega end ravita, et nagu kaks varianti on sageli. Võib-olla natukene pikendaks seda teemat sind kuulates. Mul tuli kohe selline mõte, et pigem siis, kui mina panen oma klientide puhul seda ärevust tähele, siis kui juba räägitakse nagu paanikahoogudest, kui see ärevus on nagu, kas ta siis on nii kaua kuskil pinna all olnud, et ta on nagu kogunud hoogu ja siis ta nagu paisub sealt välja juba nagu sellise küpsema paanikahoo moel, tuleb ennast nagu pinnale näitama või. Aga Liis, sa ütlesid hea mõte, et kui klient ütleb, et ma olen ärev, et mis teie kogemus on, mida siis selle tavaliselt mõeldakse, kuidas klient seda tajub? Ta ei tule seda toime. Ära, Eveline, mis sa ütlesid? Tuul tantsib täna hästi kaasa meiega. Nüüd on kuulda. Ahah, et mis on teie kogemus, et kui klient ütleb, et ma olen ärev ja ma ei tule sellega toime, et mida nad tavaliselt mõtlevad selle all, kuidas nad kirjeldavad seda ärevust endas? Võib-olla sina, Lakle, räägid vahelduseks, et ma ei võtaks kogu juttu endale. No hästi kergelt mitte kerge pole õige sõna, vaid lihtsamalt on inimesel väljendada oma kehatundeid. Et kui ta hakkab rääkima ärevusest, siis esmalt ta ikkagi hakkab seda oma kehatunnete kaudu nagu, et tal süda klopib ja tal on siin rinnus võib-olla valus või ta läheb pingesse, et tal on kergem rääkida, mida ta tunneb oma kehas. Et seda ma olen pannud tähele, see on, mis tuleb esmalt, kui küsida ja hakata uurima, et mis toimub selle ärevuse ajal. Ja ärevus on üks väga ebamugav tunne kehas, see ei lase olla rahu ja see tekitab sellise tunde, et ma peaks nagu kuidagi selle eest põgenema või kuidagi üritama saada tagasi seda rahuseisundit. Jah, me rääkisime eelmine kord ka natukene sellest, et see, kui juba selline tunne kehas on, kus su süda hakkab meeletult kiiresti peksma, pulss tuleb üles, hingamine läheb võib-olla, et sa tunned, et sa hästi pinnapealselt ja niimoodi nagu ülevalt hingad, mitte väga sügavale ja võib-olla pilk on ärev ja
ja sellised asjad, et see tegelikult on inimese sees ju, see olukord on talle ebameeldiv, väga raske ja ta tahaks tegelikult sellest olukorrast põgeneda. Et esimene mõte on, et ta ei kontrolli seda see polegi mõte võib-olla, ta ei teadvusta seda endal selliselt, aga et ma ei kontrolli olukorda. Mu sees hakkab midagi toimima, aga ma ei kontrolli seda olukorda. Ja kui me praegu nagu sellest räägime ja keha tasandil nendest tunnetest, siis üks asi on see, et võib-olla ongi tõesti, mida ma olen pannud tähele, kui on nüüd teraapia käigus ja rännakud, et võibki olla, et see situatsioon, kuhu inimene satub, ongi talle keeruline. Aga võib olla ka täiesti juhtumeid ja näiteid, kus olukord, kus ta tunneb seda ärevust, tegelikkuses ei vajagi põgenemist ega midagi, vaid see on mingi automaatika, mis toimub sinu sees automaatselt, kuna varasemalt sul on selline kogemus, et antud situatsiooni sa pead kontrollima. Ma võin tuua näiteks sellise näite, et ärevus võib tulla sulle peale ka täiesti siis, kui inimene on otsustanud, et ta tahab, et tema töö ja eraelu on balansis või et ta tahab, et tema suhted ja üldse kõik, et ta hakkab rohkem pöörama tähelepanu, ta hakkab hoolitsema võib-olla ka natukene rohkem endast, märkama ennast, lubab endale puhkust ja siis vot nüüd selle puhkuse ajal, kui ta endale lubab seda ja kui ta loob seda tasakaalu omal töö ja puhkeseisundi vahel, ta hakkab tundma ärevust. Kas see on ikka õige? Kas mulle on see lubatud? Ja nii edasi ja nii edasi. Ja need ei ole ju olukorrad, millest on vaja põgeneda. See on ju tegelikult tervislik olukord. Aga sinu sees tekib ikkagi see automaatika ja sul on see ärevuse tunne. Mis nüüd? Mis nüüd, mida ma valesti teen? Kas mul pole õigust siis teleka ees olla või kas mul pole õigust minna spaasse? Ja see ärevus võib minna väga jubedaks, et ühtpidi ja teistpidi, et ma tõin selle näite just sellepärast, et see ei ole ainult, et see olukord on mulle väljakannatamatult raske, vaid see võib tekkida ka hoopiski sellise automaatika pealt. Need ärevused, sellised tunnused, mida ta kogeb, need võivad olla nii üks kui teine. Mul tekkisid kohe siin, tulid erinevad asjad meelde, et see, mida sa viimati kirjeldasid, see on nagu selline hirm mingi karistuse eest tavaliselt, mis sealt kuidagi alumistest kihtidest on ju välja koorub ja millel... Mis sa logeled? Hakka tööle. Ja, just. Ja mõnikord ka, kui on näiteks mingi, ma ei tea, ärevus seoses esinemise või kuidagi oma väes olemise ees, et siis on ka, ma ei tea, hirm häbistamise ees või mingisugune sükene hirm, et kohe juhtub midagi halba, et mõnikord on need ärevused ilmselgelt kuidagi sellega seotud ja mõnikord, kui minna nagu sügavamale põhjuseid otsima, siis sealt tihti tuleb välja mingi väga varajane mingisugune lapsepõlve sündmus, kus ei olnud veel neid erinevaid komplekseid oskuseid selle saamata hakkamisega nagu toime tulla või sellega, mis toona nagu toimus. Jah. Mis on sinu mõtted sellega seoses? Suunasid sa nüüd palli mulle? Jah. Jälle oli korraks mingi sidekatkestus vist. Ja, et ärevus ju on ju osalt ka tõesti loomulik inimeluga kaasas käiv kogemus, et uued olukorrad põhjustavad meis ikka ärevust, kui on seotud hirm ja kui me kardame. Või kui meil on rõõm selle olukorra üle, me ootame seda, siis põhjustab see elevust. Ja tunne kehas on sageli väga sarnane, et me tunneme seda sellist
süda hüppab ja hingamine läheb kiiremaks, pinnapealsemaks, käed lähevad higiseks, minul ka praegu käed higistavad, ma olen natuke ärev, eks. et kehas on kuidagi niisugune rahutuse tunne, et see tunne on seesama, kuigi tähenduse annab meie mõistus erineva. meil võib olla hirm, meil võib olla rõõm, aga see taju, kuidas me seda interpreteerime, mis tähenduse me anname, see tuleb, eks ju, meie vaimselt veel, meie mõistuse analüütiliselt tasemelt. jah, aga vaata, siin ongi nüüd, et meil jah, okei. Jätka sa, Lagle. ma mõtlesin, et sa lõpetasid, et siin ei saa aru, kui see tekst lõpeb. Räägi lõpuni. jah, et teine asi, mis ma veel mõtlesin lisada, on see, et mõistus on ju harjunud inimesel alati põhjust otsima, aga on olukordi, kus seda põhjust nagu polegi leida. et ärevus võib peale tulla siis, kui meie keha on täiesti rahulik, me olemegi puhkeasendis, puhkehetkel, nagu Lagle rääkis, või teeme midagi rahulikku, kus meie vaim saab nagu maha rahuneda, ütleme, tuleme rahulikult töölt koju, istume õhtul koos elukaaslasega diivanile, vaatame midagi telekast, tundub täiesti selline aeg, kus ma võiks ennast kehaliselt nagu lõdvaks lasta ja rahuneda. Selle asemel hakkab kehas kerima mingi ärevus, mis ei ole justkui mitte millegiga seotud. Samuti on inimesed öelnud, et sõidan pikka maad täiesti rahulikult maanteel ja äkki ma tunnen mingit ärevust ja ma ei saa aru, miks see tuleb, sest et mitte midagi ei juhtunud, mingit ohtlikku olukorda ei olnud, millega sageli ärevus on seotud, mingi ohutaju, hirm, eks ju. ja sel juhul võib öelda, et see on nagu põhjuseta ärevus ja enamasti ei oska ka sellele nähtusele ei osatagi seletust muud anda, kui et see on lihtsalt ärevushäire, mis võib peale tulla. aga regressiooniteraapias me ei lepi sellega, et on põhjusetuid asju, et regressiooniteraapia ju läheb alati otsima neid sügavamaid põhjusi, neid juuri, kust asi on pärit. nii et kuidas teie kogemus on? On teil selliseid kogemusi, mis sellise ärevusega regressiooniteraapias võib välja kooruda, mis sa, Lagle, oled märganud oma töös? no see, mis välja koorub, ma pigem võib-olla tahaks ärevuse puhul hoopis tuua ka seda välja, et vaata, ma hüppan võib-olla korraks selle eelmise punkti juurde tagasi, et kui me rääkisime sellest kehatasandist, et samas on ikkagi, millised mõtted hakkavad siin peas ka käima ja need mõtted tegelikult väga kiiresti annavad ka tegelikult seda mingeid vihjeid, et nüüd, kui tulla selle sinu juurde, et regressiooniteraapia otsib seda algpõhjust, et mis mina olen enda jaoks nagu, ja ma ei tea, ma tegelikult olen hakanud seda uskuma, ma olen järginud ja jälginud neid asju ja ärevus on minu meelest midagi sellist, et sa võid seda praegu siin selles hetkes kogeda, aga see põhjus, miks see ärevus mul tuleb, see sündmus on toimunud kunagi kuskil varem. Ja see ei ole see olukord, see ei ole see situatsioon, kus sa seda ärevust tunnetad. Ta annab vihjeid, ta annab abi terapeudile juhendada, aga sündmus on kuskil kaugel, tagapool. Ja mulle väga meeldib, see skeem ei ole tegelikult üldse midagi põrutavalt keerulist minu meelest. Ja mulle väga meeldis, kuidas Trisha meile konverentsil rääkis. Trisha Cayetano.
täpselt. jah. Ja see, et vaata, me räägime hästi palju, et ma tõin ka sellise näite, et kuidas inimene ärevust võib kogeda, mitte raskes, keerulises olukorras, vaid ka täiesti puhkeasendis. et, et nüüd ongi, et kui sa liigud ajas tagasi ja leiad selle algpõhjuse, nii nagu regressiooniterapeudid seda otsivad, et me räägime, et me tegeleme uskumuste ja käitumismustrite kujunemisega, aga nüüd, kui sa leiad selle algpõhjuse, siis liigu selle sündmuse ette, milline sa seal olid ja mis on see, mis juhtus, et millise otsuse sa tegid, mis oli see, mille sa endaga sealt kaasa võtsid. Et see, mis just oli enne seda sündmust, mis pani sind muutma, see, mis mõjutab veel tänases päevas seda ärevust, et just vot see koht kätte saada, miks sa nii otsustasid, mis juhtus, Mm. et siin on nagu traumadest põhjustatud ärevuse, traumeerivatest sündmustest, nende tagajärjel tekkinud ja ärevuse. ka mis iganes sündmuse korral, mis oli ennem, miks sa nii otsustasid, sest Ja need kõik on põimunud. teine variant on see, et neid sündmusi võib olla pika aja jooksul justkui alaläbiseid, midagi hullu juhtunud, aga see kerib väga pika aja jooksul, midagi, mis sind häirib, aga see on nii nagu nõrk, millele sa ei reageerigi. Ja sa justkui muutud ka tundetuks või tuimaks nende sündmuste suhtes. Vahel öeldakse, et see on nagu konna keetmine, sa harjud nende negatiivsete väikeste, ma ei tea, torgete või ebameeldivate olukordadega või sa oled mitte ka ainult lihtsalt harjunud, vaid oled sunnitud sellega leppima. Ja pika aja ja aastate jooksul see koguneb kuskil sinu alateadvuses, kerib ennast suureks nagu lumepalliks. Ja siis juhtub, et ühel hetkel see võib välja prahvatada justkui ootamatult, justkui väga väikse põhjusega ja põhjustada väga tugeva reaktsiooni, paanikahoo näiteks. Et siis öeldakse ka, et see, mis juhtub või kuidas see keha ärevust välja näitab, mis reaktsiooni tekitab, et see on justkui jäämäe veepealne osa, see tipp, mis siis lõpuks nähtavale tuleb, need sümptomid, see, mida kõik näevad ümber, mida inimene ise väga teravalt ja ägedalt tajub. Ja siis on ka see küsimus, aga miks, mis juhtus? Ja siis on väga raske seda sõrme peale panna. Ma ei tea, nagu elu ja, nagu ikka. aga vaata, vaata, kui minna nüüd sellesse hetke tagasi, et regressiooniterapeut otsib seda algpõhjust, siis, et miks see juhtus, miks ja mis oli selles olukorras sellist, et see läks nagu vastuollu minuga ja mis juhtus, et ma ei saa ennast enam usaldada selles olukorras, ma pean hakkama kontrollima, et seda ei juhtuks uuesti. Et vaata, kui me hakkasime kirjeldama seda ärevust, et selles, et ma ei saa aru, on konflikt näiteks seal, mul tuleb see ärevus peale, ma kaotan kontrolli, ma lähen pingesse, ma pean olukorda kontrollima. Et see läheb selle kontrolli friigi peale, no friik on võib-olla liiga äärmuslik öelda, on ju, et ma ei kontrolli seda ja, ja kui vaata, sa teed Vältimisele ja ja vaata, hoidumisele. ja vaata, sa tõid ise ka välja, et see lumepall hakkab nagu veerema ja kui sa kaotad enda korraks seal ja sa, oi, ma ei tohi rohkem enam niimoodi, need on pisikesed asjad, aga sa kogu aeg hakkad kontrollima rohkem ja rohkem ja sa kaotad enda. mis on regressiooniteraapia point? Leida ennast üles, leida enda seest tagasi see usk ja see oma sisemine tarkus.
hakata ennast usaldama ja kui sa seda hakkad sageli. nüüd katkes. Et see ongi sageli inimeste jaoks keeruline punkt, et meie räägime siin, et tuleb minna juurpõhjuse juurde, tuleb vaadata enda sisse. Aga kui see ongi see, mis inimest hirmutab, ma kardan vaadata enda sisse, mul on hirmus, ma ei julge, ma ei tahagi teada, mis siis saab. On sul selliseid olukordi olnud või? Jah, kuigi need inimesed, ma arvan, ei tulegi teraapiasse. Minu juurde jõuavad need julged inimesed, kes saavad aru, et välja kannatada seda väga teravat ebameeldivust või isegi paanikahoogusid, mis võivad minna nii ägedaks, et inimesel tekib hirm oma elu pärast. Mu süda võib seisma jääda, ma ei tea, äkki mul on hoopis infarkt, äkki ma suren ära, et surmahirm võib tekkida paanikahooajal. Et kui inimene juba saab aru, tuleb kiirabi, ütleb, et teie südamega on kõik korras, teil on lihtsalt ärevus, teil on paanikahoog, minge psühholoogi juurde, minge teraapiasse. Siis hakatakse mõtlema, et niimoodi, et see võib alguses olla šokeeriv ja üllatav, et mu füüsilise tervisega on kõik korras, et see on kinni kuskil sügaval minu sees, minu alateadvuses. Sest kui see oleks meil nagu teadvuses ja mõistuses kättesaadav, arusaadav ja me saaks mõistusega lahendada, siis oleks ju kõike väga lihtne lahendada. Ja vot siin tulebki mängu see regressiooniteraapia võlu, et meie saame minna sinna sügavale sisse ja otsida neid juurpõhjusi ja teha seda turvaliselt niimoodi, et inimene tunneks ennast hoituna ja toetatuna. Et meil on väga toredaid meetodeid, aga võib-olla praegu ei läheks meetodite juurde. Ma juba tahan ette rutata, aga Eveliine, sina oled täna meil see tüüri juures, et kuhu sina, mis küsimused sul on tulnud? Ma annaks selle jutujärje edasi, et võib-olla meil on midagi, mida me peaks käsitlema veel ennem, kui me läheme sinna. Aga ma küsiks Eveliine käest ka, vaata ma Liisi käest küsisin, et Liis ütles, et klient ei julge nagu enda sisse vaadata. Kas sul on tulnud midagi sellist ette praktikas? Oota, enne kui ma sellele vastan, ma toon välja mõned mõtted, mis mul tekkisid, kui ma teid kahte kuulasin. Sa ütled kohe vahele. Jah, no ma olen siuke viisakas inimene, hoian, kontrollin ennast ja hoian tagasi ja vaikselt kerin oma ärevust niimoodi, kuni tuleb paanikahoone. Mina muidu unustaks ära, mis mul mõttes oli. Aga ma mõtlen mingid kohad, mis mind nagu kõnetasid ja mida siinkohal natuke võib-olla kokku võtta ja esile tuua uuesti mingid mõtted, on see, et üks on see, kui me läheme sinna algsündmusesse tagasi, aga nagu Lagle tõi välja, teinekord on oluline teha see üks samm veel tagasi, et vaadata seda seisu, mis oli enne seda, kui see sündmus juhtus, et mis siis toimus. Sageli on see sihuke hästi olulise tasakaalustava mõjuga kuidagi. Ja seesama regressiooniteraapias on ju hästi palju, me tegeleme ka sellega, et aru saada, millal ma mingi otsuse vastu võtsin ja kuidas see otsus on hakanud edasi kujundama mu elu, mu käitumisi, mu valikuid, on ju. Et aru saada, kas toona kunagi vastu võetud otsus ka veel tänapäeval tegelikult kehtib ja nii-öelda nagu toidab mind või aitab mul elada või on ta muutunud juba takistuseks või piiranguks, on ju. Et nende kohtade nagu tuvastamine või arusaamine. Ja siin on väga tuuline, tuul tantsib koos meiega, aga mõtlesin, et korraks võib-olla suunata, me oleme vaadanud nagu tagasi, et vaataks korra edasi, et mul tulid meelde mingid kliendid, kes kirjeldavad seda ärevust siukse nagu siin rindkeres nagu sellise pakitsusena või nagu et pitsitab. Kõrgemas, kas ta siis pitsitab või kõrgemas südametšakras siin üleval, siin, kus on see immuunkeskus, seal on nagu mingi siukene nagu rahutu vibelemine, vibelus ja on ju mingid hetked, kus see ärevus on seotud nagu tulevikuga.
nagu oleviku seos tulevikuga, et ma olen nagu kinni jooksnud või rahutu selle tõttu, et mõnikord ma tean, mis on lahendused, et mul oleks parem, toredam, aga millegipärast ei liigu sinna suunda, kas ma ei saa, ma ei julge või mõnikord ma üldse ei näegi neid lahendusi, kuidas nagu paremaks muuta ja siis selle pinnalt nagu tekib niisugune rahutus, frustratsioon ja lõpuks ka nagu niisugune mingi ärevuse foon. Et kui palju te nagu selle tulevikku pööratud ärevust oma klientide puhul ja võib-olla ka iseendas olete tähele pannud? Seda on ikkagi hästi palju, sest et ma arvan, et ärevus on suurelt osalt, kui nüüd rääkida, ta on ikkagi seotud mingite hirmudega. Ja nagu mõistus üldse töötab, et ta hüppab mättalt mättale, kord ta teeb tiiru minevikku, mõtleb, siis oli niimoodi ja siis ta hüppab tulevikku ja mõtleb, et oot, aga kuidas tulevikus asjad võiksid minna. Ja mõistusel on ju omane näha ikkagi neid olukordi, kus miski võib lappama minna, midagi võib halvasti minna, midagi võib juhtuda. Et see tuleviku vaatamine, ma arvan, on ärevuse juures paratamatult käib asjaga kaasas. Ja õnneks on see ka üks põhjusi, miks inimesed tulevad rääkima oma murest ja tulevad teraapiasse, ongi see, et aga mis minust saab, kui ma tunnen ennast niimoodi, kui ma ei julge teha teatud asju, ma ei julge esineda, ma ei julge rääkida, ma kardan, kas või näiteks mul on hülgamise hirm, ma igas suhtes olen väga ärev, ma jälgin teatud märke, sest et ma kardan, et ma tegelikult ei meeldi kellelegi, mind päriselt võib-olla ei taheta ja mind jäetakse maha. Et see tulevikuvaade on ärevuses alati olemas. Mulle tundub, et sellist puhtalt mineviku asju, siis võib-olla ongi see, et on tunne, et ma ei tea, miks ma ärev olen, kui see ei ole seotud millegagi tulevikus. Ja võib-olla see, see võib ka olla näiline, et inimene ei tea põhjust. Ta võis hetkamisi mõelda millegile, aga ta ei registreerinud seda, see nagu ei tulnud tal päris teadvusesse, et mõtted hüppavad, käivad siin-seal ja selline näiliselt põhjusetu ärevus, aga midagi võis juba kuskilt siit teadvusest läbi käia. Nii et ma pean katkestama, Liis. Räägi. Annan sulle jutupulga. Ei, ma pean sellepärast katkestama, et meil on jäänud 5 minutit ainult. Ja see aeg on kulgenud väga kiiresti, aga see oli väga hea, et te tõite selle tuleviku poole sisse, sest vaat me oleme ka rääkinud siin saadetes, et üks lähenemine inimesele on see, et tegelikult tänases selles hetkes, kus ma täna kogen oma asju, ongi ju tegelikult minevik, olevik, tulevik koos ja see tuleviku liikumine ja vaatamine, nii nagu Eveliina selle välja tõi, see aitab ju tegelikult vajutada sellele konnasilmale, et ta annaks põhjust, miks sinna minna kaevama ja vaatama, et miks ma edasi ei saa. Aga ma tahaks ühe hästi olulise asja välja tuua, et see jääks saate lõpus vähemalt õhku ülesse, et regressiooniteraapias on minu meelest üks väga-väga väärtuslik asi, et ta ütleb sellele ärevusele, ma näen sind. Ja see ärevus tegelikult avaldub ju kehas, sest ta tahab, et teda märgatakse. Ja see on minu meelest nii oluline, et kõik need erinevad meetodid, tehnikad rännakuga eesotsas, me tegelikult kõnetame seda ärevust. Ja kui sa ütled talle, et ma näen sind ja sa ei pea rohkem seda peitma enda kehasse alla suruma, sa hakkad aru saama, mis asi ta on tegelikult, miks ta su elus on ja siit saab hakata edasi minema, et sa ei eira oma ärevust, isegi kui sa kodus tunned seal, et mul tuleb see ärevus peale või tuleb poes või rahva seas kuskil, siis ütle, et ma näen sind. Sa tegelikult
sa juba tunnustad sellega ja pane tähele, tegelikult see muutub. See ärev olukord muutub, et sa ei pressi. Aga ma arvan, see on asi, mida me peame lükkama nüüd järgmisse saatesse. Ehk võtamegi siinkohal on ju, 2 minutit, jah, Eveliina, sulle. võtame selle tänase siis kokku ja jätkame selle ärevuse teemaga järgmises saates ja ongi, võib-olla lõpetamegi selle mõttega, et kui me astume kontakti oma ärevusega, siis me oleme juba poolel teel selle lahenduse jõudmiseni, et kui me siin tõime konna metafoori, küll keedame seda konna aeglaselt või vajutame konna silmale, et kuidas siis jõuda sinna, et leida üles õige konn, keda suudelda, kes siis printsiks muutub. Et võtame seda poolt ärevusest siis meie järgmises saates, ärevusest number 2. Täna tulid jutud nii. Aitäh! Ja, näeme jälle. Näeme jälle, kohtumiseni! Nüüd juttudes. Nii.